Tere! Te vaatate 13. novembrise saadet. Täna räägime loomingust ja arengust. Head vaatamist! 29. oktoobril toimus Kohtla-Järve gümnaasiumis teist korda Halloweeni pidu, mis oli täis põnevust ja õudust. Halloween ehk kõigi pühakute õhtu on püha, mis on eriti populaarne Põhja-Ameerikas. Sealt hakkas Halloween levima ka Euroopa riikides. Püha peetakse 31. oktoobril. Halloweeni pidudel on populaarsed maskeraadid ning ka Kohtla-Järve gümnaasiumis tuldi kohale hirmutekitavates kostüümides. Meie seas leidus nii vampiire, luukeresid, kloune kui ka haldjaid. Õhtu käigus mängiti lõbusaid mänge, nagu näiteks võistlus, kus pidi topsi õhupalliga käte abita üksteise sisse tõstma. Meie kooli õpilased Alex Sott, Paula Lass, Kirill Pavlov ja Erik Safonov esinesid Nirvana looga Smells Like Teen Spirit. Samuti esitasid oma tantsu Kohtla-Järve gümnaasiumi showtantsu valikkursuse õpilased. Oli võimalus osaleda escape roomis, mis oli täis hirmuäratavaid ja proovile panevaid katsumusi. Õhtu lõppes parima kostüümipaari valimisega ning diskoga. Parima kostüümi tiitli said G2 õpilane Aleksandr Volkov ja võõrkeelte õppetooli juhataja Triin Kallip. Ida-Virumaa noortel on võimalik Andekate noorte energiafondist taotleda toetust oma hobidega tegelemiseks. Tänavune taotlusvoor lõpeb 16. novembril. Alates 19. oktoobrist ootab Andekate noorte energiafond taotlusi Ida-Virumaa noortelt, kes soovivad saada rahalist toetust enesearendamiseks ja huvitegevuseks. Oma kogemusest energiafondis osalemisest jagas ka meie kooli õpilane Darja Kušovska, kes sai fondi stipendiumi. Tegelikult rääkis mulle sellest fondist minu ema, kes on samuti õpetaja ning ta arvas, et võib-olla minul tuleb välja see kandideerimine ja ta ütles, et miks mitte, tasub proovida ja ma mõtlesin, ma tegelikult väga pikalt üldse ei viitsinud seda teha ja mõtlesin, et nagu seal on nii palju kirjutada vaja, aga siis ma mõtlesin, et okei, võtsin ennast kokku ja kandideerisin. Mida on taotlus võimaldanud sul teha? Tegelikult mul oli juba koheselt plaan, mille peale ma sooviksin kulutada enda, võidetud raha ning minu põhieesmärgiks oli kindlasti litsentsitud programmide ostmine. Ma olen isiklikult väga suur arhitektuuri huviline ning tegelikult need litsentsitud programmid, need ametlikud programmid, maksavad meeletult palju. Ehk siis näiteks mõned head programmid võivad maksta kuni 1500 eurot aastas ja ilmselgelt ühel tavalisel gümnaasiumi õpilasel ei ole sellist taskuraha. Ja ma mõtlesin, et isegi 200 eurot oleks mulle suureks abiks ja seda ta oligi. Mida tuleb silmas pidada taotlus esitades? Ma arvan, et see kõige olulisem ja kõige samal ajal keerulisem küsimus on selgitada endale, miks sina oled kõige parem. Sa pead nagu saama aru, mis eristab sind teistest, miks sa oled tugevam teistest ja mis teeb sind eriliseks. Ja kindlasti sellest ei piisa alati ja sa pead ka samal ajal mõtlema, mida tahaksid žüriid kuulda ja ma arvan, et see on ka kõige olulisem, et sa leiad selle balanssi, mis teeb sind paremaks ja mida teised, tahaksid kuulda sinult. Ja ma arvan, et ma leidsin selle kesktee väga hästi ja saigi enda fondi ka võidetud. Viimaseid päevi saab esitada taotlusi Andekate noorte energiafondi toetusele. Mida see fond endast kujutab, jutustas meile Eesti Energia välise järelkasvu ja värbamisvaldkonna juht Natalja Horohordina. See fond sai loodud 14 aastat tagasi, ehk siis see aasta me käivitame konkursi 14 korda ja see fond on suunatud ja ette nähtud eeskätt Ida-Virumaal elavatele noortele, kes peale võib-olla tavapärast ellu veel panustavad oma energiat ja oma tegevused
huviringides või kuskil teistes algatusest ja nad on õppimisvõimelised, nad on ambitsioonikad ja nad tahavad sellest elust midagi erilist saada. Kes võivad üldse toetust taotleda ja mis tingimustel? Toetust saavad taotleda kõik noored, kes elavad Ida-Virumaal ja kes on vanuses 7–19 aasta vanuses ja siis tegelikult, kel on midagi erilist võib-olla nagu välja tuua oma elus, mingid saavutused näiteks või mingid sellised nagu ambitsioonid või tahed ja selleks, et nagu saada võib-olla väikset rahalist toetust, peavad olema esitatud mõned dokumendid ja siis väikene kirjeldust oma soovist, oma tahest ja tegelikult nii asi ongi lihtne. Ma kutsun üles natukene kiirustada ja kindlasti panna nii-öelda oma mõtted kirja ja siis dokumendid esitada meiliaadressile praktika@energia.ee. 2.–13. novembrini toimus Kohtla-Järve gümnaasiumis Darja Sinitsina isikunäitus Do something that you can be proud of, kus ta eksponeeris oma töid. Selle näituse korraldas Darja kunstiõpetaja Kristlin Virkuse abiga. Uute kogemuste saamiseks otsustas ta oma töid koolis eksponeerida, kuna see on tema esimene näitus. Esialgu ei taotlenud ta mingeid eesmärke, vaid soovis lihtsalt uut kogemust saada. Hiljem mõistis ta, et nii saab ta ka konstruktiivset kriitikat. Oma näituse korral ma sain väga palju tagasisidet. Inimesed, kes tegelevad pildistamisega rohkem kui mina, andisid mulle väga palju nõusi ja see oli väga kasulik minu jaoks. Darja on fotograafiaga tegelenud 3 aastat ja areneb peamiselt portreefotode valdkonnas. 2021. aastal avatakse Jõhvis uudne tehnoloogiakool täiskasvanutele. Martin Villi, kes on üks asutajast, külastas Kohtla-Järve gümnaasiumit 5. novembril. Me näeme seda, et esiteks Ida-Virumaa noored, mulle tundub, on jäänud natuke kaugele Eesti iduettevõtete tehnoloogia ja üldse sellest majandusest, mis toimub Tallinnas ja Tartus ehk siis suurlinnades. Ja seetõttu me leidsimegi, et siin on väga palju noorte potentsiaali, reaalainete teadmised on head ja selle tõttu siis me leidsime, et võiks teha sellise tehnoloogiakooli, mis aitab noortel õppida maailma tasemel IT-haridust. Jõhvi tehnoloogiakoolil on hulk kasutajaid, teiste seas ka TransferWise algataja Taavet Hindrikus ja Bolti kaasasutaja Martin Villig. Martin Villig on käinud Ida-Virumaal tutvustamas oma uut kooli. Intervjuuses saatele kõneles Martin Villig, mis põhimõtete järgi uus kool tööle hakkab. Alustame programmeerimise algteadmistest ja liigume edasi nagu kesktasemele, kasutajaliideste disain ja siis tekib juba edasi spetsialiseerumise võimalused, kes tahab rohkem teada arvutivõrkudest, kes tahab rohkem teada andmebaasidest, kes kasutajaliidestest või kes siis süviti minna mingi programmeerimise valdkonnaga. Õppetöö toimub iseseisvalt nii kohapeal kui kodudes, maailmas uudsel õppeplatvormil. Kooli võetakse vastu täiskasvanud inimesi, kellel on põhiharidus ning kes läbivad ka kuuajalise proovi. Me plaanime kooli teha ühiselamut ja lisaks siis tegelikult me näeme, et Jõhvis on täna ka korterite ja tubade rendihinnad väga mõistlikul tasemel, palju soodsamad kui Tallinnas Tartus. Nii et me usume, et see kool on, ja kuna kool ise on tasuta, siis tegelikult see võiks olla majanduslikult kättesaadav väga laiale hulgale inimestele. Ma usun, et paari aasta pärast, kui juba esimesed lennud on lõpetanud ja need noored on saanud endale head töökohad ja miks mitte ka vanemad inimesed ümberõppe mõttes, et siis see motiveerib järgmisi noori valima tehnoloogia valdkonda, sest see lihtsalt on üks tuleviku kindlamaid valdkondi, mida oma karjääriks valida. Täpsemat infot uue kooli kohta võib leida veebilehel tulevikukool.ee. 6. novembril oli meil külas Eesti noor pianist Johan Randvere, kes andis Atrium kohvikus koht 37 klaverikontserti. 6. novembril andis meile oma väikese klaverikontserdi andekas pianist Johan Randvere. Ta mängis palju kaunist muusikat, mida kuulasid nii gümnasistid, õpetajad kui ka gümnaasiumi külalised.
kontserdil oli võimalus kuulda Bachi, Beethoveni, Artur Lemba ja paljude teiste heliloojate muusikat. Kõige meeldejäävamaks ja huvitavamaks tegi kontserdi see, et enne muusikapala mängimist rääkis Johan Randvere teoste autorite elust ja tõi välja huvitavaid fakte nende kohta. Ja Artur Lemba on selles mõttes Eesti muusikaloos täiesti fenomenaalne kuju. Tal oli ka vend Teodor Lemba, nad läksid kahekesi, kokku kolmekesi emaga Peterburi õnne otsima. Johan Randvere on hea huumorisoonega, äärmiselt soe ja andekas inimene ning tõstis oma esinemisega kõigi tuju. Sellised olidki meie saate teemad. Täname vaatamast. Uute lugudega oleme peagi teie ees tagasi.